üks, kaks, kolm, neli. Saali tuleb esi, jah?
siis 65 mõned laused räägiksin sellest ajast, nagu te isegi teate, nõukavärk, eks ole, raudne eesriie ees, aga huvitav oli see, et vaatamata raudsele eesriidele muusika ikka levis. Ja meie kuulasime öösel Ameerika häält ja muidugi Soome raadiot ja siis saime plaate Valter Ojakaru käest ja Uno Naissoo käest. Nii et muusika jõudis ikka meieni ja muidugi sealt me õppisime ja siis loomulikult Naissoo ja Valter Ojakäär kirjutasid juba lugusid, Evald Vain näiteks, aga meie olime siis niisugused muusikakooli poisid, kes harjutasid kõvasti. Ja kuna meil on kollektiivis, ma tahtsin öelda, et Pärnus on alati kõige õigemad ideed sündinud. Ma mõtlen Eesti 100 ja Manifest, eks ole, ja on ju õige. Just kuidagi vaikseks jäite, ma mõtlesin, ma praegu panin ajalooga mööda midagi, ei ole. Pärnus on kõik alguse saanud ja ma arvan, et teil oli selle vastu midagi, kui ma otsustasin, et me oleme nüüd üle 20 aasta koos mänginud, et võib-olla teie lahkel heaks kiidul me nimetame tänasest päevast ja jäägu see siis meelde, et see sündinud Pärnus. Meie teatame välja, et meie kvartiti nimi on, esigu me ütleme inglise keeles, Estonian National Jazz Quartet. Ja kuna me jätkame ikkagi Eesti muusika peal ja armastatud helilooja, pianist, oled sa dirigent ka? Dirigent sa ei ole. Luuletaja sa oled. Ma tean, sa oled väga ilusa luuletused kirjutanud koolipoistele. Aga nüüd üks ilus olave ballaad, mis sobib meie natuke karmi sügisesse, aga ikkagi meie mõtted on juba vaatamata see, et jõuluaeg tuleb peale, siis me oleme kuidagi endast ära. Me läheme üldse, meiega juhtub midagi, aga mõtted võivad vaikselt juba minna vaikselt sellise loo juurde, nagu mille pealkiri on Siin on oja.
nii ilus banaan. aga nüüd viime teid natuke sinna Lõuna-Ameerika poole. seal on üks taim, mägedes kasvab. mina ise sinna ei ole jõudnud ja teda korjanud ei ole, aga mulle see nimi meeldis. selle pealgi on sarsaparill. minuga ei ole siin midagi pistmist, ikka selle taimega. aga ma räägin teile huvitava loo banaanist. ma olen kunagi Ugandas olnud ja siis ise korjanud külas. pidasime bussi kinni ja no poisid, kas tahate banaani osta? kõik ostad. ja banaani on muidugi väga hea. aga see 1981 juhtus niisugune lugu, et me Toivoga olime gastrollis Kuuba saarel 3 nädalat. ja noh, teate isegi meil siis banaani ei olnud. nüüd on teda isegi liiga palju minu arvates. et suhkrut ka liiga, eks ole vist ju. ma ei tea, mis seal üldse veel sees on. et sarsaparill on igal juhul parem taim, eks ole, see pidi tervendama ja niisugust paremat niisugust toonust tõstma. aga ma räägin selle loo sellepärast, et seal on üks staar on ka seal mängus. no 81 oli niimoodi, et koos kontserdist sõitsime välja, vahet polnud. kas oli Krõmski Tšaika või Alla Pugatšova või Lembit Saalsalu kvintett. kõik olid, nagu öeldakse, ühed Nõukogude kodanikud ja ei olnud seal midagi staaritsemist, eks ole, keegi oli seal väga kuulus ja et Eesti poisid. et Eesti poisid ei olegi kuulsad üldse. me olime ka väga kuulsad Nõukogude ajal. kuidas? Rannat oli ka kaasas ja et see oli niisugune, kontsert oli see üks organisatsioon, aga nüüd oli niisugune lugu, et jõuame sinna kohale ja esimene asi, noh, ikka vaadatakse puu otsas banaan, et miks mitte, no nagu meil Hernes, eks ole. kolhoosi aegu käidi Hernest võtmas põru pealt, eks ole. ja muidugi Eesti poistel ka tuli, aga mina noh, grupi juhile, eks ole, pidi ütlema, et keegi ja see vaatab imeline kool kuidagi, et mis pole õieti veel Kuuba saare peal ei olnud, juba tahavad banaani, eks ole. et päris piinlik lugu, eks ole. ma ütlesin siis, et nojah, et kui ei ole. ja siis ütles, et teate, 3 nädalat tagasi oli siin Alla Pugatšova. samamoodi ütles, et pidage auto kinni, et temal on vaja, tema tahab nii kangesti banaani. kumbalased, tooge sealt banaani puu otsast. aga meie ei tohi ju tuua, sest need banaanid kuuluvad riigile. nii, sarsaparill. 1, 2, 3, 4.
aastat. Ma vahepeal olin 10 aastat õpetaja ka ja ikka rääkisin noortele, et kui ikka bluusi poleks tulnud, keegi poleks bluusi nii-öelda need mehed seal puuvile põllul vaikselt seda bluusi hakatud kammima kitarridega. Mida oleks üldse mängitud? Ma mõtlen nii džässmuusikuid kui rockereid kui popmuusikuid ja viimase aja pop on üldse ainult minoorne bluus või minoorne pentatoonika või kui te soovite. Aga meie oleme bluusi rahvas, sest miks me bluusi rahvas oleme? Meile meeldib miksolüüd ja laad, ütle lihtsamini, mis see tähendab. No meil on see, meile juhteli ei meeldi, me oleme tunglevust ei ole vaja, on vaja niimoodi, nagu saksad ütleb, loke, et oleks niimoodi hästi lihtsalt. Sellepärast me mängime bluusi. Aga nüüd tuleb üks bluus, mille ma kirjutasin just sellepärast, et Olev Subil oli üks väga ilus maal. See oli möödunud aastal näitusel Kuressaares, kui oli tema aktinäitus. Ega vaikselt, seal oli veel mingi segadus isegi, mõnda pilti tahetud välja panna. No tahtmatult hakkad vaikselt rääkima, eks ole. Aga üldiselt niimoodi läks kõik korda ja mina kirjutasin bluusi, mille pealkiri on siis kell 6 peale lõunat. Ja loomulikult väga oluline on see, et see bluus algab bassisoologa. Toivo Õnd! Üks käest Toivo meile.
Mina tänan koori, koor oli ka väga tubli. Selle bluusi autorit on üks vene autor kõvasti mõjutanud. Mina tegelikult ise selle kirjutasin, nägin õudsalt vaeva. 3 ööd olin üleval ja nüüd helilooja ütleb mulle, et ma olen siin mingi plagiaadiga maha saanud. See oli üks motiiv, et? Ei, see oli kummardus Prokofjevile. Nii, Toivo, ma tahtsin rääkida seda, kuidas Aafrikas üks bassimängija mängis pikalt fa-nooti, on sul meeles või? Jah, sest nagu te teate, bluusis on vähemalt 3 akordi peab olema. No 3 akordiga saab hakkama juba päris hästi. Aga veel parema kui 4 ja 5 akordi tuleb või 7 või 8. Ja me olime Sudaanis Khartoumi pealinnas. Blue sinises niiluses üks klubi ja nägime, et mustad mehed mängivad, et hüppame ka laval, et tahaks proovida, kuidas välja tuleb. Ja muidugi me panime selles mööda, et me ei olnud ikkagi nõukogude ajal veel tudeerinud, et niimoodi džässi ajalugu. Me arvasime, et must mees siis teab bluusi ka. Aga Toivo jätsime välja ja me ise hakkasin mängima ja siis ütlesime bassimängile, et bluus Famasooris. Jälle Famasooris, eks ole. Palju tood kõlavad Famasooris, sest see on väga hea helistik novembrikuus. Näiteks kui detsember tuleb, siis need C-tuulil kõik asi. See on toodud parem. Toivo, räägid ise edasi, mis juhtus siis või? Ei no, mis oli ikka juhtus. Pärast paarkümmend aastat hiljem Tõnu Aare tegi samasuguse nipi. Tõi Kilukoolist ühe musta, nahalise ja ja tagatipuks tulemus oli muidugi sama ja Olav
pidi valvama. Mis asja? Ja see oli niimoodi, et mees mängis 8 minutit faanooti ja siis mõtlesin, et okei, et see võib ka niimoodi mängida. Ja siis me tulime koju Tallinna linna ja saime aru siiski, et meil on vaja tudeerida ja saime aru, et džäss ei ole mitte sündinud Aafrikast. Aga seda me teame, aga nüüd me viime teid möödunud kaunis kuul suvi. Selleks on mul üks lugu. Kahjuks muidugi minu oma jälle. Ma loodan, et Olav midagi ei ütle selle kohta. See on sinu juhtivi aasta. Algas juunil lõpus kuskil ja... Ei, Eesti Vabariigil on juubel. Lõppega ära. Ei, Eesti Vabariigil on juubel. No, sinul ka ei. Palju siis minul on huvitav? Ja ei tohi. Ja no, see on nüüd jälle inspiratsioon Olev Suvi maalist. See on Võrtsjärve ääres üks ilus pilt. Ja selle pealkiri on Need kauged suved. Väga romantiline. Mulle see anda selle lugu meeldib tegelikult.
nüüd veel kõrbesse. Pala pealkiri on Lend üle kõrbe. Ta on selline, ma arvan, et ta on lend üle selle vaibaga, niisugune, nagu kuskilt muinasjutust 1001 ööd.
alati võtan kaasa, sest teate, ma olen kaval. Nad ütlevad, et nooti ei ole. Mul noodid kaasas. See on ju pikk aega niimoodi. Sa ise kinkis. Ja just see no. See on minu ise kodune trükk. Nii, nüüd on üks lugu daamidele. Selle on kirjutatud George Gershwin ja pealkiri on ka selline ilus. Mina soovin, kuidas valesti öeldi, nagu naisperele, leedidele, daamidele, kõigile selle looga. Mida soovid, et sulle enne jõulu, et oleks rahulik ja kõik kuusepuu ja hane ja mis on kõik kätte saada. Et vist ei olegi kuulda, ma läksid väga tasaseks praegu pianissimus juba. Ma ei ole, jutumees ma ei ole eriti suur, eks ole. George Gershwin ja Ira Gershwin kirjutatud siis vana. Lady, ole hea, Lady, be good. Siin tuleb väga huvitavat. See on just selline tempo, mis enne jõulud tavaliselt kõik jooksevad ringi. Muidugi eriti naised jälle, eks ole. Teadagi miks. Muidugi praegu mehed ka jooksevad hästi kiiresti. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
vana ja svingi lugu on ikka hea. Midagi pole öelda. See teeb rõõmu ja muidugi me 50 aastat tagasi alustasime. 1965 oli esimene džässfestival minul. Ma olin siis, käisin salaja mängimas Restaurant Kevades. Oi, see oli väga šikk lokaal ja seal alustas ka oma karjääri just Elsima. Elsima. Ma jätta, et sul oli ikka väga kriminaalne nooruspõld. Restoranid, džäss. Ei, nii palju oli küll, et ma olin seal vale nimega tööl. Sellepärast, et ma olin 16-aastane ja teate, selle oli ka kord majas. Mingisugune nooruke ei tohi uksest sissegi minna sinna. Rääkimata sellest, et mängib lava peal seal õhtuti. Ma siis üks vanem kolleeg andis mulle oma tööraamatu. Et ma olin pikka aega, olin hoopis teise nimega. Juvitav, et me räägime, et oi, kui õudne aeg oli selles mõttes, et ma tõesti, et kontroll ja kõik. Ikka läks läbi, tähendab mingi vale nime, eks ole, pandi kirja, mina sai kuupalka sealt vaikselt, eks ole, õpilasena. Koolis, muusikakoolis keegi teadnud, et ma käin vaikselt mängimas. Ükskord Aleksandr Rjevov käis seal ja Uno Naissa. Aga nemad tõid lugusid, et keegi siis kuskil midagi rääkinud, et Saarsal on seal restorani poole peal. No muidugi meeldis ka, aga see oli ka vahva. Ja sest esimeses tunnis sai just džässi mängida. Nüüd ma läksin jutuga nii kaugel, et ma ei teagi, mida edasi ma nii kaugel veel ei ole, sest ma kuskilt lugesin, et kunagi oli jälle nagu niimoodi Frank Sinatra kohanud, et nad olid oma pojaga armastanud ikka napsu võtta. Ja siis kui ühel kontserdil oli Frank Sinatra otse välja öelnud, et küsinud poja käest, et kuule, kus ma üldse olen praegu? Kus me oleme siin? Ma laulusalmidest ei tea üldse enam midagi, ja läheb lavalt ära. Et juhtub midagi ja muidugi seda kanda pahaks. Kui ma olin Laines, siis meil tihti, Eesti oli siis tol ajal oli alati, igal õhtul oli Lainele oli pidu kuskil. Diskot tegime ja natuke laulsime ja siis näiteks mõnel lauljal oli järgmine päev raske, aga siis mulle meeldis, et Rõugas ja Rõngus oli Lõuna-Eesti rahvas. Pole midagi, täna me poisid seal natuke niimoodi rõõmsad, sest midagi ei ole, mis läheb mööda või läheb mööda, sest midagi. Nii, aga ma tahtsin tegelikult viimase loo juurde jõuda. Ma sellest võiks palju rääkida, aga vaatad, et mulle meeldib niisugused asjad, mis olid lõbusad hästi. Ja neid on hästi palju. Aga praegu võtame 2 geeniust. Üks seotud otse Pärnuga, teie linnaga, Uno Naissa. Teine mees, kes oli sündinud varem 30 aastat ja mehe nimi oli Duke Ellington. Nad täpselt nimeni 30 aastat vahet. Ja me panime kokku 2 imelist ballaade. Ühe on kirjutanud siis Uno Naissa, Anne Algus ja teise on kirjutanud Duke Ellington, Muud Indigo. Aga see Ellingtoni kontserde veel nii palju, et nad olid Nõude Liidus turneel ja see oli suurtes spordisaalides vähemalt 10 000 inimest saalis. Ja nad Tallinnas ei käinud, sest Tallinnas ei olnud sellist saali. Kõik Leningrad, Moskva ja nii edasi ja mina lendasin Minskisse. Ja muidu hotelli ei saa, tol ajal hotelli polnud isegi, kui raha oli taskus. Ja siis magasime pärast kontserti. Kontsert oli 3,5 tundi. Magasime pargipingi peal, aga olime õnnelikud. Natuke külm oli, aga suve aeg. Ja mulle meeldis, et Juk oli ära õppinud. Oletavasti öeldi, et 70 keeles sellise lause. Vene keeles see kõlab nii. Ja вас безумно люблю. Ja ta ütles loomulikult kontserdi lõpus, et ma teid meeletult armastan. Olav, mis sa lisad siin? Ei, mis sina ütled praegu? Või Toivo või? Toomas, mis te ütlete? Me oleme väga rõõmsad. Me meeletult armastame teid, et te tulite. See ei ole seotud ju Ellingtoni küll see praegu. Mina ise mõtlesin välja. Ja tore on see lugu nüüd teile ette kanda. Meil on muidugi mõned lood veel, aga see oleneb teist muidugi.
suur tänu, meil on suur rõõm olla teiega koos nautida. Ja ma tahaks teada ühte artisti, kellele aplaus ei meeldi.
kunstiline juht nõustus veel ühe loo mängima. Ega nendega kerge ei ole. Ja pärast öeldakse, et mina juhin, eks ole. Kõik juhivad ise. Nõukogude ajal ma kunagi teadnud, et džäss on niisugune kollektiivne looming ja seal oli vaja, aga teate, miks oli vaja, et näiteks Lembitsaarsela partett tuli, plaat tuli. Sellepärast, et kui midagi juhtub, Moskvas saadakse seda ja esimene asi, kelle kes küsitakse, kes on kunstiline juht. Selleks oli vaja. Aga muidugi kapitalismis on teisiti, siin on hoopis palju teisiti. Näiteks Cato Barbieri või teadnud tuntud Argentiina saksafonist, kes kirjutas muusikafilmile Viimane tango Pariisis. Tema oli Euroopa turneel ikka niimoodi, et tema sõitis suure limusiiniga eraldi ja bänd oli teises bussis. Nii et ega kapitalismis ei ole ka kõik väga ilus, eks ole. On igasugust kapitalismi. Nii. Siiski me jääme sellele ballaadi lainele. Ma arvan, et mis te arvate, ei hakka nüüd käratsema siin. Inimesed hakkavad koju minema, väiksed kohvid ja edasi, et ikka jääme. Ja üks väga ilus Eesti lugu.
kontselt oli pühendatud Lembit Saarsalu juubeliaastale. Suur tänu, oodake nüüd, olge siis viisakad. Ma alles hakkan rääkima, eks ole, juba räägitud. Nii, meie loodame teid peatselt näha uuel aastal, sellepärast, et meil on muide lisandunud, tulge, meil on lisandunud, te kuulsite uus nimi tuli bändile ja meil on 2 uut solisti. Otse Brasiiliast on meil Bossa-Nova lauljatar ja meil tuleb põhjapoolsel ja Lõuna-Eestis ka paaris tules üks Hispaania tenor. Ei, seda küll ei. Ma arvan, et me Pärnu jõua varem kui 6 aastal lihtsalt, seda ma tahtsin öelda. Et alati on rõõm teid näha sellist rahvast nagu tänava põle. Võib-olla Kuumas oli natuke midagi sinna poole. Aga Toivo ei andnud välja ka täna see, mis ikka täna toimus siin Pärnus. Seda annab meenutada. Mõnikord lihtsalt öeldakse viisakusest, et väga hea. Meie siin ei hakka mingid viisakusi. Me ütleme südamest, no niisust publikut meil pole täna veel olnud.